No tervitust! Täna oleme kodune ja täna ma näitan teile siis, kuidas ma pässikut kuivatan ja tükeldan ja puhastan. Ja vaatan aga, kuidas ma pakendan seda. Et ma alustan siis täna puhastamised ja need on nüüd need pässikud, mis me siin talvel viimati korjasime. Et hakkame, jõudsin alles selleni, et hakkan puhastama neid. No nii, siin on üks vana plastikplaat, siukene alus. Ja siin on siis, mul võtan pässiku, seda ma kasutan siis nuhale pähe löömiseks vajadusel, seda nuia. Siin on igaks üks kirves, kuigi seda tavaliselt pole üldse vaja läinki. Ja siis on see nuganete, see on ilus puhas tükk. Teeme siin plaadi peal kohe. Lõikame läbi. See veel korra pooleks, võt nii. Ja lähevad puhasta hulka. See puti, selle panen hiljem ühte teise plannikusse. Ja kasutan seda, vaatame, mida kasutame, kuidas teeme, mis me teeme sellega kunagi. Et, noh, see on ikka päris mäda. Talvel ma ei tahtnud nendega väga tegeleda, praegu on jälle sula. See on nagu hea, et praegu on sula. Ja siis nad on pehmevad. Nad ei ole nii kivistunud, muidu nad on ära jäätunud. Ja siis proovi nendega, noh, siis pead üles sulatama nad esmalt. Et las sulab looduslikult üles nii-öelda, noh, mitte päris puu küljes, aga siis õhutemperatuuri käes vaikselt sulavad üles. Mitte niimoodi, et viskan kohe 20 kraadisesse, eks ole. Et teeme puhtaks. Et nüüd, mul siin veel tükeldud on neid sama jagu. Noh, ütlen, et mõned suuremad kobakud veel tulevad. Siit saab ainult, mis siit saab on siit kohast. Tuleb kõik ära võtta. Ei ole ilus. See läheb. Paneme siit niimoodi. Keskelt pooleks vaatame palju seda jama on. Et seda musta ei saa kasutada. See ei ole hea. Just see oranž on hea. Väärt kraam. Aga ma jätan siukse pudina kõik alles. Aga okei, ma tükeldan siin edasi ja siis vaatame, löön selle pooleks, siis vaatame edasi, kummu nad juba tükeldatud on. Eks vaatame, kas ma jõuan täna või ei jõua. Et täna tuleb trenni ka minna. Jah. No nii, siuke plänikutäis siis tuligi. Ma ütlen, et siit juba tuleb mingi 150 grammi, midagi siukest. Et nüüd ma panen sauna kütte ja ajame kerise kuumaks ja siis lähevad juba varem peale ära, aga lihtsalt paneme praegu, lähevad kerise peale kuivama plaadiga kerise peale. Et jah. No nii, nüüd hakkame seda asjandust siis käivitama. Täna teeme tulepulgaga tuld. Vaatame, kas meil kuidas välja tuleb. Proovime jälle väika tuletegemise harjutus ka vahetuseks. Kuidas saab lisasi? Võis aga. Sa ei läbi, ma ei täimu ka. Seda küll on. Peaaegu läks. Ja läkski, saime käima. Väga hästi. Ja nüüd paneme selle siia ahvi rõõmsalt. Selle jätame ka siia sisse. Otsapidi sisse. Ilusti selle pudi kõik. Tuli välja küll. No nii, plaadi peale nad saidki ajaleht läheb vahele. Nüüd niimoodi nad siis siin hakkavad kuivama, mitte õues, aga kerise peal siis, kerise kohal pigem, mitte peal teeb seda, aga kohal.
et keerise peal kõige mõistlikum tegelikult ei ole seda teha. Aga kui sa seda mitte väga kuumaks ei aja ja väga nagu kaua seda tuld all ei hoia, siis ei juhtu temaga väga midagi. Et kõige mõistlikum on tegelikult ahju peal või siis kuskil plita peal, plitaleso peal või kuskil siukeses kohas neid kuivatada. Et päris plita raua peale ka ära pane, see läheb ka kärssama. Jaa, aga okei, et ma ei hakka seda enam näitama, kuidas ma ta sinna peale sätin. Et nüüd teate, kuidas ma siis teen. Et aga vaatame, kas homme või ülehomme siis teeme selle pakkimise ka. No nii, mitu päeva on juba möödas sellest viimasest filmimisest. Et nüüd on vasta pässik ära kuivanud siin. Tundub küll. Et nüüd hakkame siis pakkima. Esmalt ma tahan proovida siukse väikse pappkastiga. Et kuidas siuksega tuleb. Mitu 100 grammi siia sisse saab panna. Siis ma pakun, et 250 saab sisse ära panna. Ma panengi niimoodi peale vasta praegu. Või vahet siin otseselt ei olegi, ma panengi lihtsalt testimise mõttes midagi peale. Siia kaalule. Paneme selle käima. Kas see värgeldus läheb käima ka või? Nii. 0 grammi ja hetkel see kast kaalub 50, 48 grammi paneme. Tore. Ja nüüd hakkame sisse lasuma siis. Siia siis saab 250 grammi panna sisse. Et siis ma tean, et siis saab neid juurde võib osta. Siukesi võib juurde osta. Nii. Ja nii. Vaata, kus see orientatsioon on kõrus, vaata, siia poole vatti. Nüüd paneme siit selle kasti praegu kõrvale ja võtame siis selle suurema kasti. Siia lähebki nüüd 5 sotti sisse, selle paneme kohe ära. Ehk siis võtame tõstame kaalu ära, praegu teise kasti ka ära. Võtame siis selle suure kasti, painutame ära. Võtame kleepliti. Siit seest võtame vabandust, tatilapp. Mul on natukene tegelikult tõbine, vähekene tatitõbi või kuidas öelda. Lihtsalt väike tatistamise aeg on. Natuke külma saadud. Mitte metsas, aga linnas sai natuke külma. Nii, nuga ka välja ja siis hakkame seda kokku pakkima. Ja siis läheb kaalu peale, paneme uuesti kaalu käima ja kus see kaamera nüüd näitab, ma keeran natuke kaamera talle. Kaamera käima. Ja võtta lastada kulli peale. Ja kast peale, võtta see natuke jäi kumerasse siiski. Okei, nagu pole hullu. 80 grammi on see taretas ära ja nüüd võib siia pauguga kaiba panna selle peale. Tegelikult peaks aluspappi siia ikkagi ostma, see on natuke koledaks ja siia veel. Peaaegu 500. 514 grammi. Ja siis läheb meil siia, et ma kohe siin taskust välja. Läheb siia sisse siis üks siuke kleeps. Lisaks veel. Tegelikult see siia niisama panna ei ole hea. Tegelikult peaks natuke madalamad kastid vaatama hoopis. Need on natuke liiga kõrged kastid 500 grammi jaoks. Ja selline see pakk jääbki. Nüüd läheb siia paki peale siis veel miskit. Ja selleks üks kuskile kohta peame hoolikad läbi ka mõtlema. Ehk tõenäoliselt siia kohta. Ei, paneme siia. Lätt. Leepsuga. Vaat nii. Siuke kleeps ka siia lisaks. Ja ongi pakk valmis. Siuke pakk. Siin sees on siis see kleeps veel, mida saad sina kasutada.
ja siis siin on lihtsalt no ma näitan teile ka siis seda selle paki ära. Siin oli siis 80 oli lisaks siis kastikaalu peale. Ja peaaegu 600 grammi on siin sees siis. Või mis siin sees? Peaaegu 600 grammi oli kokku selline teip, papp, kleepsud ja siis see pässik. Need ütleme jah, et on ikkagi natuke üle 500 seda pässikut siin. Nii. Okei. Mis asi see? See on see sama kasutatud kleeps, jah. Et jah, niimoodi ma seda pakkisin siis. Kuidas see kinni nüüd läks kinni lähendaski? No nii, ma mõtlesin välja, mis ma 125 grammiga teen. Mõtlesin, et teen sihukese asja nagu proovipakid. Ehk see tähendab seda, et kui sa ei ole kunagi teed joonud, seda pässiku teed, siis tuleb mõttekam, ma arvan, osta see proovipakk. See sisaldab väga vähe, ühe korra põhimõtteliselt või 2 korra, oleneb kuidas sa teed, et kui sa teed endale paari korra, siis 2 korda saad sellest tehtud. Oleneb kuidas sa teed muidugi. Et kui sa esimest korda tarvitad, siis ma panen ka sulle infolehe kaasa. Igaks juhuks on ja. Ja siis saad selle osta ja kui sa oled juba suurem tarbija, siis võid juba osta suurema kogusega. Et praegu ongi see 500 ja siis 30 grammiseid on ka mingi väike ports. Et kui sul tekkis idee osta, siis kirjuta mulle kas kuskile Facebooki või Instasse või e-mailile, et teate küll, lingid ja aadressid on kõik seal kirjelduses kirjas. Et kirjutate selle koostöö Gmaili peale. Ja mingi aeg lähme jälle uut pässikut ka otsima. Ja praegu pakun teile seda pässikut YouTube'i rahvale, aga umbes 5 päeva pärast peale video postitamist panen ka juba mujale kuulutused üles. Et teie olete esimesed, kellele ma hetkel pakun seda. Ja kui see läheb, nüüd esimesed kaubad lähevad, siis jälgige kindlasti Facebooki ja Instat või kõige rohkem Facebooki, sest sinna ma hakkan ka panema, kui uut pässikut tuleb. Aga mis ikka, kindlasti subscribe'i ehk telli, like'i seda videot, jaga kindlasti oma sõpradele ja tuttavatele ja kommenteeri miskit, kui sa soovid. Ja võid kindlasti kommentaariumisse kirjutada ka uusi videoideid või mida sa tahaksid rohkem näha. Aga seniks kõik nüüd teed jooma ja näeme juba järgmises. Tšau!